Oma tugevate ja nõrkade külgede parem mõistmine aitab elada nii, et inimene saab iseennast teadlikumalt rakendada ja ei kipu enam olukordadesse, kus ta tahaks ehk väga olla, aga milles tal puudub eduks vajalik X-faktor. Iga inimene on omamoodi mudel, mis on millekski disainitud ja mille disain välistab ühtlasi ülejäänud funktsionaalsuse. Sportauto maksimaalne rakendus selgub ainult ilusatel teedel. Kui minna sama autoga metsateele, muutub sõidukogemus ebameeldivaks. Kui sinu anne seisneb näiteks nagu minul info koondamises, selle süstematiseerimises ning mudeldatud kujul edasiandmises, siis see on sinu aju looduse poolt sisse seatud konfiguratsioon ehk teisisõnu eesmärk. Sportautol on eesmärk. Just nagu maasturil on eesmärk. Mida eesmärgipärasem on rakendus, seda pikaajalisem on kestvus ning suurem väärtus. Oma tugeva külje ignoreerimine tähendab eesmärgi ignoreerimist, mis tähendab omakorda madalat väärtust, mis tähendab pikas plaanis keskpärast elu. Sest ühiskond maksab väärtuse eest, mida me ühiskonnale loome. Lisaks materiaalsele tasule tasustab elu meid oma ande kasutamise eest inspiratsiooni, tervise ning elujõuga. Kui tahame paremat elu, siis ei peitu vastus maailma muutmises. See oleks sama, kui asfalteerida kõik kruusateed, et saaks igal pool sportautoga sõita. Aga mis saab siis metsasõidu mõnust maasturis? Meid kõiki on vaja. Iganenud koolisüsteem on pannud paljud selles kahtlema, arvama, et on vaja vaid ühesugust inimest ja tugevate külgede rakendamine on väheste privileeg. Luksus, mida saavad endale lubada ainult tõeliselt julged, rikkad, vabad või muidu hoolimatud hipid ja boheemlased. Miski ei saaks olla tõest kaugemal.